Tere! Meil on väga hea meel doktor Tukega esitada väikese Emma lugu teile. Aga nagu pealtkirjast ka nähtub, siis temaga on seotud palju rohkem kui ainult meie kaks. Emma sündis eelmise aasta augustis Lõuna-Eesti haiglas, et kohe sünnijärgselt lisaks muudele probleemidele oli näha tal ka jäsemetel selline ulatuslik vililine lööve ja seetõttu suunati ta esimesel elupäeval kohe siis lastekliinikusse, laste intensiivravi osakonda, et teda edasi ravida ja uurida. Kliiniliselt siis oli kahtlus eeskätt kohe bulloossele epidermolüüsile ja on väga hea meel ja uhke öelda, et meie kliinilise geneetikakeskus kinnitas ka selle diagnoosi 5. elupäeval juba siis ka analüüsidega, ehk siis leiti KOL7A1 geenist haiguspõhjuslikud muutused, mis siis tekitavadki düstroofilist bulloosset epidermolüüsi. Mis haigus see üldse on? Tegemist on päriliku nahahaiguste grupiga, mis omakorda siis sisaldab 4 suurt alatüüpi. Kõige sagedamini esineb lihtsat epidermolüüsi, kuni 20% piiripealset epidermolüüsi, 25% düstroofilist bulloosset epidermolüüsi, mis oli ka siis emmal, ja alla 1% siis on harva esinev Kindleri sündroom. Ja haigus neid erinevaid alatüüpe põhjustavad üle 20 geeni, kui siis muutused viivad selleni, et tekib kliiniline pilt. Sellest konkreetsest allikast esinemissagedus kogu grupile, nüüd 4 alarühmal oleks 1 17 000 elussünni kohta, aga erinevate riikide andmetest võiks öelda, et keskmiselt võiks olla kogu selle haigusgrupi esinemissagedus 1 50 000 elussünnile. Levimus ligikaudu 500 000 patsienti üle maailma ja doktor Aama Lehtmetsa andmetel siis Eestis on diagnoositud viimase 35 aasta jooksul diagnoositud siis 5 rasket bulloosse epidermolüüsiga patsienti. Neist 2 kahjuks on surnud ja Emma on üks neist. Veel siis kasutades doktor Aama Lehtmetsa slaidi, kus ta on toonud siis kõrvutab naha erinevaid kihte kivimüüri ja selle all oleva pinnasega, et kuidas siis näha, kus miski alatüüp sellel haigusel tegutseb, et lihtsa vormi puhul on geenid, mis lõhuvad siis marrasnahka. See on natuke lihtsam vorm, et haavad on kergemad ja paranevad kergemalt. Siis piiripealse bulloosse epidermolüüsi korral on geenid mõjutavad epidermise basaalkihti ja düstroofilise bulloosse epidermolüüsiga on seotud ainult 1 geen ja see toimib siis niimoodi, et ta lõhub derma ja epidermise ühenduse. Ja see düstroofiline epidermolüüs, et selle levimus võiks olla Orfaneti andmetel 1–9 1 miljoni elaniku kohta ja esinemissagedus siis kuskil 1 200 000 elussünni kohta. Ja nagu ma ütlesin, siin on süüdlaseks ainult 1 geen, KOL7A1, mille patogeensed muutused viivad selleni, et ei saa toota kollageen 7, ehk siis valku ei sünteesita kas piisavalt või see valk, mida sünteesitakse, pole piisavalt efektiivne. Ja kollageen 7 on siis peamine valk, mis osaleb ankurfibrillide moodustumisel. Ja kui nüüd viia pilt üle selliseks AI pildiks, et aru saada paremini, mis selle haiguse puhul toimub, et need ankurfibrillid hoiavad siis koos pärisnahka ja pealisnahka ja kui võtta, et see laevukene on pealisnahk ja ankur hoiab seda maismaa küljes, et kui nüüd see ankur katkeb, siis laevukene triivib minema ja samamoodi siis toimub ka haiguse puhul, et kui ankurfibrillid neid pole piisavalt või nad ei ole piisavalt kvaliteetsed, siis toimubki epidermise irdumine dermast sellise väikse trauma järel, näiteks hõõrumine
veidike keskmiselt tugevam kinnihoidmine ja nahale ja limaskestale tekivad villid, mis siis võivad ka haavanduda. Et neid haigeid nimetatakse ka libliklasteks, et nende nahk on tõesti väga õrn. Aga haigus ei haara ainult nahka, kahjuks võivad olla haaratud ka teised organsüsteemid, et lisaks ka siis seedetrakt, suus on villid, söögitorus võivad tekkida kahjustused ja üle selle armistumise striktuurid, see siis imendumise häired soolest, kõhukinnisus. Sõrmede haavade paranemisel võivad tekkida sõrmede kokkukasvamine, silma sarvkest võib olla haaratud, süda ja hingamisteed. Ja mitte ainult ei ootame erinevaid probleeme organsüsteemide poolt, aga lisaks võib tekkida ka see mure või on ka igapäevase praktilise elu mured, nagu kuidas siis last hooldada, kuidas teda hoida, kuidas teda vannitada. Nii, et kuidas me saame siis haigust ravida? Et tegelikult väga pikka aega oligi haigusele ainult sümptomaatiline ravi, lastele kindlasti valuravi, vajadusel antibakteriaalne ravi, kui tekivad haavainfektsioonid, lisaks siis ka regulaarne sidumine. Et Tervisekassa poolt on siis kompenseeritud 90% ulatusel erinevad haavaplaastrid või siis liimieemaldusvahendid, kui neid peaks vaja olema. Lisaks toimub ka usin teadustöö, Clinical Trialsi andmetel on praegu siis käimas 58 erinevat kliinilist ravimuuringut selle haigusgrupi jaoks ja neist 13 on praegu veel värbamisfaasis. Ja haigetele on kättesaadavaks siis juba 3 ravimit, Filsuves, Sevaskin ja nüüd ma ilmselt hääldan seda teistmoodi, kui professor Õunap seda tegi, aga meie nimetame seda viimast ravimit Viuvekiks. Et palun vabandust, kui ma nüüd hääldan siin seda valesti. Et tegemist on lokaalse geeniraviga, kantakse seda otse kahjustatud nahale, ehk siis tervet nahka ta ei läbi. Ja ravim sisaldab siis selle sama põhjusliku geeni terveid koopiaid, mis toimetatakse herpes simplex viiruse abil naharakkudesse. See geen ei jää püsivalt genoomi sisse, et me ei saavuta sellega püsivat muutust ja selle terve geeni andmete põhjal hakatakse sünteesima siis korralikult kollagen 7 valku. Ja nagu ma juba mainisin, on tema siis peamine koostisosa nende ankorfibrillide moodustumisel. Ehk siis ravimi toimel me saame omavahel nahakihid ühendada, nahk muutub vastupidavamaks ja villide haavade tekke väheneb. Ja on ka kliinilises ravimuuringus näidatud tõesti, et see ravim toimib, kus võrreldi siis 31 patsiendil ühele haavale pandi ravimit ja kehal otsiti analoogne haav ka, kuhu ravimid pandi platseebot ja näidati, et tegelikult haavade paranemine oli ravimiga palju parem ja haavad jäid pikemaks ajaks ka terveks, et siis haav kattus epiteeliga. Et efekti tegelikult juba nähti 3 kuu peal, kuigi esmalt taheti 6 kuu pealt näha. Nii, kuidas meie siis raviotsusest teostuseni jõudsime, et kohe kui 5. päeval saime teada, et lapsel on siis geenidefekt, siis oli teada ka, et sellel on olemas spetsiifiline geeniravim, mis oli registreeritud siis juba 2023. aastal Ameerikas ja 2025. aastal Euroopa Ravimiameti poolt. 6. elupäeval võttis doktor Lehtmets Tallinnast kontakti Lastefondiga, teavitas, et meil on patsient, kes seda ravi vajaks. Võeti kontakti ka ravimfirma esindajaga ja saime info ravimi kohta. 7. elupäeval konsulteeris perekonda geneetik ja nahaarst, selgitati haigust ja tutvustati ravivõimalust Lastefondi toel. Samal päeval sai allkirjastatud ka arstliku konsiiliumi otsus, et see ravi on antud patsiendile näidustatud. Vanemad allkirjastasid endapoolse siis nõusoleku ja dokumendid sai edastatud Lastefondile. 11. päeval juba saime Lastefondi nõukogult positiivse otsuse, et see ravim rahastatakse. Suur aitäh! Ja tegelikult juba 20. lapse elupäeval oli ravim jõudnud meie ülikooli haigla apteeki. Ja
24. elupäeval ehk siis esimese elukuu lõpul saime alustada juba raviga. Meie eesmärk oli siis krooniliste haavandite, sügavate haavande parandamine selle ravi abil. Ja praegu siis saame tõesti seda kasutada ainult nahale, kuid mitte limaskestadele ja silma, mis tegelikult ka emmale on haaratud. Praeguseks on ravi kestnud kokku 23 nädalat. Esimesed 13 nädalat oli emma haiglas 2 järjestikusel päeval. Esimesel päeval viisime talle siis ravimi peale, sidusime ja teisel päeval me ravimi eemaldasime, sest et me ei teadnud, kuidas siis ravim võiks nahka ärritada, et see oli see põhjus. Aga edasi ilmnes infomaterjalidest, et ravimit võib jätta juba nädalaks ajaks peale ja see tegi meie elu lihtsamaks. Ehk siis kõik toimus ühel päeval, ravimi pealekandmine, sidumine ja laps sai koju. Ühe protseduuri kestus umbes on 2 tundi. Meil osalevad kindlasti 5 meditsiinitöötajat, lisaks ema. Ja lisandunud on ka regulaarne kodune sidumine vanemate poolt, kus tegelikult ainult 2 inimest saavad osaleda. Siin on näha emma meie osakonna kõige suuremas voodis, et ümbritsetuna võimalikult pehmetest asjadest tegelikult võiks igati aset hoida 1 inimene kinni, sest et ta on selle protseduuri ajal väga aktiivne ja seome me siis jäsemeid muidugi ühe jäseme kaupa, et ta ei saaks endale liiga teha. Siin on näha ka see sidumislaud, erinevad materjali, mida me kasutame ja see meie töö iganädalaselt ongi põhimõtteliselt nagu pabernukule riiete välja lõikamine, et missugused on kõige paremad sidumised ja katmised. Siin on nüüd näha, kuidas see ravim on mõjunud, et vasakule tagumisele aksillaarjoonele sai ta tegelikult ainult 1 tilga esimesel nädalal septembris ja edasi tegelikult kuni nüüd 23. nädalani on püsinud õlg terve. Et me saame seda piirkonda kaitsta ja teisi piirkonda kaitsta ka sellega, et me lihtsalt seome neid edasi ettevaatlikult ja väldime uute kahjustuste teket. Küünarnukk esimesel nädalal ja 5. nädalal oli tegelikult küünarnukk terve. Väike tagasilöök toimus seal 20. nädala paiku, aga kuna sellele sai kiirelt jälile, siis jällegi haava sellise uue avanemise tõttu sai kiiresti 1 tilga uuesti manustatud ja paranemine oli väga kiire. Ja rindkere eest esimesel nädalal selle kahjustuse tekitas ta endale ise koos kätt hõõrudes vastu oma rindkere ja ka see tegelikult on nüüd püsinud terve ravi algusest, et tänu sellele ka, et me kaitseme teda siis nende erinevate sidemetega. Väljakutsed on meil iga nädal, igal sidumisel, otsime parimat viisi sidumiseks, mis on parimad sidumismaterjalid, mis on parimad kujundid. Lõikame välja siis erinevaid riideid nendest suurtest sidumisvahenditest. Siis oleme näinud haavade korduvat avamist, mis tegelikult uuel ravimi manustamisel paranevad väga kiiresti või siis tekivad uued paikmed, sest et emma areneb, ta on tänaseks juba 6 kuu vanune ja seoses sellega siis ta võib hõõruda mõned uued kohad endal katki. Samuti me mõtleme sellele, kuidas lapsele protseduuri talutavaks teha. Õnneks valuravi ei vajada absoluutselt enam sellist nagu algusnädalatel ja kindlasti on meie väljakutse ka haavade infitseerumine, aga me saame nende väljakutsetega hakkama. Ja millised on siis ravi rõõmukohad, et me näeme, et kroonilised haavad paranevad, ägedad haavad paranevad eriti kiiresti. Ravi saaks tegelikult tulevikus teostada kodustes tingimustes, ta ei vaja selleks haiglasse tulekut. Laps on valuvaba oma tegelikult ja ta areneb täpselt nagu tavaline laps. Miinused on, et ravi on kallis, see tekkinud kollageen meil pole igavene ja seetõttu on antud ravi eluaegne. Ja nagu ma enne slaidil näitasin, võib lisanduda nahale erinevaid muresid, kuhu meil tegelikult sihtmärgistatud ravi veel ei ole. Siin on näha kõik see meeskond, kes seni on emmaga tegelenud ja neid inimesi lisandub kindlasti aja jooksul veel. Et ma tahan siinkohal tänada kindlasti Terjet ja enda osakonda arste, õdesid, hooldajad, kes iga nädal emmaga tegelevad, emma vanemaid, kes kodus seavad ja annavad ka meile oma tähelepanekult. Siis üks
epidermolüüsiga lapsevanem on lapsega kolinud ära välismaale, ka tema nõustab ema, ta saadab emmale erinevaid sidumisvahendeid ja riideid. Ja suur aitäh Lastefondile ja Lastefondi toetajatele. Ja lõpetuseks siis nagu näha täna juba mitmel korral, et geneetilise tekkepõhjusega haigused, ka nahahaigused vajavad täpselt kliinilist geneetilist diagnoosi, sest see aitab meil paremini siis haigust ravida, eriti kui on olemas sihtmärgistatud ravi ja see sihtmärgistatud ravi on muutnud haiguse prognoosi ja kulgu. Nii, aitäh! Aitäh! On meil saalist küsimusi? Nii, küsin siis online'ist. Kui vaadata Emma lugu just koostöö aspektist, siis mis teid enim üllatas või mis on olnud siiani kõige meeldejäävam hetk? Ei ole väga keeruline sellele ausalt öeldes vastata. Kaua nüüd see ravi kestnud on, te ütlesite mitmed nädalad? Meil on see kestnud 23 nädalat. 23 nädalat. 23 nädala jooksul mõni selline päev hetk, kui sa olen kas siis rõõmustki silma pisara võtnud, midagi sellist on ikka olnud? No tänulikkus on ju tegelikult iga nädal, et kogu see meeskond on super tubli ja mitte ainult see meeskond, kes on seotud, vaid ka inimesed, kes elavad kaasa emmale. Üks küsimus on veel tulnud online'is, et mida te arstina tunnete, kui ravite patsienti väga kalli ravimiga? Suurt vastutust. Aitäh! Tartu Ülikooli kliinikumi lastearst doktor Mari-Anne Vals.